Härra Peeter Tali, te olete strateegilise kommunikatsiooni ekspert. Millised on praegu varitsevad ohud? Mis meid kõiki varitsevad selles tunnetuslikus maailmas, on põhimõtteliselt tingitud tehnoloogia arenguga, kuna digitaalses keskkonnas põhimõtteliselt see, kes omab suurandmeid, et sellel on võimalik sihikule võtta üksikindiviid, iga üksikindiviid. Ja nüüd autoritaarsed režiimid kasutavad seda tehnoloogia arengut selles mõttes ära, et nad ründavad kahte põhisammast, millel seisab meie demokraatlik ühiskond. Üks on sõnavabadus ja teine on demokraatlikud valimised. Ja sõnavabadust nad ründavad nii, et nad loovad asju, mis on ajakirjanduse sarnased, nagu näiteks Sputnik või RT, Russia Today või Balt News ja ütlevad, et see on ajakirjandus, aga tegelikult see on ikkagi Vene Föderatsiooni relvasüsteem, infosüsteem, mille eesmärk on mõjutada meie inimesi ja leida üles lõhed, mis on ühiskonnas ja teha nad ületamatuteks kuristikeks. Ja seal ei ole mingit vahet, kas on parempoolsed, vasakpoolsed, mehed, naised, luterlased või õigeusklikud. Peaasi, et saab ühiskonda lõhki käristada. Ja teine asi on demokraatlikud valimised ja toon ühe näite, et teha ebausaldusväärseks valimiste protsess, et näiteks see, et e-hääletamine on kuidagi manipuleeritav, valimised on manipuleeritavad või siis see, et on võimalik sekkuda kas Brexiti referendumisse, Ameerika Ühendriikide presidendivalimisse, Saksamaa üldvalimisse, Prantsusmaa valimisse. Ainult see paljas teadmine juba lõhub valitsuse ja riigiinstitutsioonide usaldusväärsust. Kuidas toetab NATO vastupanuvõime tugevdamist? No NATO maailma kõige võimsama ja tõhusama poliitilis-sõjalise organisatsioonina kõigepealt teeb seda, mida ta oskab kõige paremini. Hindab olukorda ja siis üritab leida lahendused, et mida teha ja kuidas edasi minna. Ja kui NATO on defineerinud poliitilise ja sõjalise poole pealt praegu 5 lahinguruumi, mis on siis maasõda, meresõda, õhusõda, nüüd hiljuti ka küberruum lahinguruumina ja kosmoseruum, mis on siis lahutatud ära õhusõjast või siis õhuruumist. Ja nüüd NATO arendusväejuhatus Norfolkis töötab selle kallal, et kuidagi sõnastada, defineerida ja leida konsensus, et mida teha siis selle tunnetusliku ruumiga, et kus meid iga päev varitseb desinformatsioon ja vaenulik mõjutustegevus. Mida teha, et vastupanuvõimet tõsta? Et meie raskuspunkt on meie väärtused, et me peame kaitsma oma väärtusi ja need väärtused on Eesti puhul on sõnastatud need Eesti põhiseaduse preambulas ja NATO väärtused on Washingtoni lepingu NATO alusleppe preambulas sõnastatud ja NATO siis ainus mõte on see, et NATO liitlasriikide rahvad ei peaks mitte kunagi olema sõjas, saaks hoida oma pärandit, elustiili ja NATO territoorium oleks õitsev ja majanduslikult ja kultuuriliselt arenenud. Ja siiamaani on NATO lugu olnud täielik edu lugu. Suur tänu, härra Tali, ja soovime jõudu edaspidiseks.